3, 2, 1. Tere tulemast joonistusvõimlemistundi. Mina olen Kalev Vapper ja õpetan teile mõned harjutused. Teie otsige välja joonistuspaberid, pigem suured, ja palun otsige välja joonistustarbed, sellised, mis teile endale meeldivad, aga mina ütlen, parem olgu neid rohkem. Pange need enda kõrvale ja olge valmis, siit tulevad mõned harjutused. Nii, ja nüüd olge valmis, pliiats ja paber kohtuvad. Väga hea, võtke mõnus positsioon ja juba tõmbate esimese joone ilusti, laske joonel minna. Tähtis on vaadata, et see joon jätkuks, et ei pidurda seda kuskil ära, vaid ta jätkub. Väga hästi tõmbate uljalt ja juba võib teha koos jalaga seda liigutust. Käsi jalg korraga, kes tahab, teibib jala külge vahendi ja teeb niimoodi seda. Jah, nii võib küll. Tõmbate jalaga hoopis jooni. Proovige. Veel mõned korrad. Väga hästi. Jaksate küll. 3, 2 ja nüüd natuke veel. Väga tublid olete. Läheme edasi. Ja järgmine harjutus nõuab teilt vastavat asendit. Toetate randmed siia ja just see ranne peab liikuma. Proovige. Rannet liigutate ja natuke võite ennast nõtkutada seal. Kui te olete osavam, ongi paber põrandal ja teete siis ühe käega ringe, teisega jooni. Proovime. Kui korraga ei õnnestu, teete ükshaaval. Üks käsi ringi teeb, teine teeb joone. Üks käsi ringi, teine joone. Ja vaatate ka kuhu teete, kui suured teete. Kas need ringid saavad kokku, kas need jooned saavad kokku, eks? Kas teie ise vajute kokku vahepeal, jah? Kui vajute, siis kasutage ära. Hakkate vaikselt niimoodi just kui kompama seda paberit. Käed löntsis niimoodi väsinult, jah? Kes muidu ära ei väsi, seiske ühe jala peal ja teete siis ainult käega. Püüdke tasakaalu hoida, kui kukute ümber, las see joon läheb siis koos teiega. Ja vahepeal vahetate kätt. Eks ole? Ja jälle siputab see pliiats teil seal. Vahepeal lõdvestage ja vahetame jalga. Kui läheb hüppeks, siis hüpake koos pliiatsiga. Ja jälle siputate natukene pliiatsit vastu paberit mõlema käega. Nii, olete valmis? Siis lõdvestage ka ennast natuke ja ma näitan teile oma lemmikharjutuse. Selja taga on paber ja hakkate siis seda justkui jälle katsuma nende pliiatsitega. Võib-olla on parem ühega korraga. Teete jah, niimoodi nagu liputaksite saba vastu paberit ja teisega ka, teise käega teine käsi ilusti liputab seal taga, selja taga ja see on justkui teie saba. Nii, ja nüüd paneme hiile punkti, aga paneme neid mitu. 1, 2, 3, 4, 5 tuleb palju punkte, eks ole? Vaadake, kuhu jälle on vaja neid punkte. Tehke veel, peate vastu, mõned veel olemas. Nii, ja nüüd on aeg puhata. Hingake sisse ilusti ja siis hingate välja. Hingate sisse ja hingate välja. Lähme harjutustega edasi. Jooneharjutus. Tõmbate uljalt jooni paberile ja tõmmake kohe nii, et on tõmmatud. Siia, jah? Siia, jah? Niimoodi tõmbate, kus on ruumi, mõned tõmbate väga õrnemalt ja teine läheb jälle hoogsamalt, väga tublisti läheb teil. Ja ma ütlen, vaadake, kus on veel ruumi. Ja jälle siia, jah? Siia, jah? Väga hästi läheb teil, väga tublid olete. Kas teile on tunduma hakanud, et te olete nüüd tagasi seal lapsepõlve imemaal? Mul on hea meel, kui see nii on. Hakkame tegema selliseid looklevaid jooni. Looklevad jooned, eks ole, nagu ussikesed tulevad teil paberi peale.
tulevad paberi peale, kui läheb üle paberiserva, mingu. Mina praegu teen siin liivakastis. Ja hakkame nüüd tegema hästi tihedalt ja jooned igatpidi. Natuke veel ja vaadake, mina leidsin tammetõru. Paneme ta kasvama. Nii, ja kuidas teil läheb? Vaadake, minul tahab siin üks puu välja tulla praegu. Ma vaatan, et see on täitsa puu moodi, aga ei pea teil olema seda sama, sest meil kõigil on oma paber ja oma joonistus. Nii, ja nüüd üks väga huvitav harjutus. Kui kuskil on mõni pilu, kas te lähete teise tuppa näiteks, panete käe ja paberi teise tuppa, ise olete mujal ja teete siis sealt läbi ukse seda harjutust, eks ole? Just kui jällegi kompate seda paberit, võite silmad kinni panna, veel rõhutada, võite tuled ka kustu panna ja teete siis niimoodi. Kas tunnete ära, kus on paber, kus on põrand? Proovige. Ja muidugi ka teise käega seda võib teha. Jälle pistate käe läbi ja teete. Natukene, kas te ulatate üldse paberini? Jah, ulatate, mul on hea meel. Ja kõige viimane asi, loomulikult signeerime oma töö. Pange oma nimi, minu nimi on Kalev Vapper ja nii ma kirjutangi. Vapper. Ma tänan, et olite minuga. Minu pilt on tänaseks valmis. Kuidas teil on? Hoidke tervis korras.